Tehvandil alustama. Ja täpselt nii, Richard Toomi avavile sellele kohtumisele on kõlanud ja hakkame sõitma ning vaatame, kuhu me siin umbes täpselt 2 tunni pärast kohale jõuame. No nüüd saab Elva vasaku ääre pealt päris hästi minema, Kevon Evans palliga. Karistusalas ka mehed tegelikult olemas, aga nüüd Elva mehed ka karistusalas valmis. Sorokal käed taeva poole, tuleb ette posti, aga nurgalöök siin 19. minutil. Tuleb pall ette posti, raksatab post ka. Üritatakse uuesti, mehed kukuvad ja nüüd suudavad Elva mehed selle palli ette poole klaarida. See olukord järjekordseks FC Tallinna nurgalöögiks. Võteti sealt üle puusa lüüa. See mängitakse lühidalt lahti, tuleb sinna taha posti ka, aga seal on härmees. No Kruus polnud seda olukorda praegu üldse kontrollimas. Toomi vile kõlab ja tuleb pall ka ette posti, aga see maandub seal. Päris korralikult lendab. Võiks ju see olla märk sellest, et pigem on väga kuiv. Aga Haabma nüüd karistusalas. Tuleb löök värava suunas ka, aga Mihhail Hansman tuleb sisse keriv pall. Kruus paneb seal rusikad vahele. Korralik võitlus, seal tuleb teine löök ka, number 15. No aga vaatame nüüd pikemaud karistusalasse. Haabma suunas, Veiko Küti suunas, Haabma üritab ja läheb sealt paremast väravapostist. Karistusalas olemas ka, Paju tõstab käe ülesse. Tuleb pall sinna, saadakse pea vastu ka, aga see üritus keerutatakse seal. Kas tuleb lööki ka? Tuleb, aga see läheb Pinar Sekart seal teda valvamas. Aga tuleb karistusalasse, rünnatakse peaga palli ja siin on praegu värav. Siin on praegu värav, kui 52. minutil tundub, et viib 1-0 Elva juhtima selline mees nagu Ron Eltsas. Ka, no vaatame kohe järgi. Pajult hea pall sinna värava ette ja no tõesti oli sealt see esipost tühjaks jäetud ja Ron Eltsas selle Maja puurab seal. Tšendei pall karistusalasse, seal kas saab üritada, saab küll, aga see üritus läheb praegu nii. Veel minnakse seda 1-0 võitu hoidma, aga nüüd Evans astub päris nõtkelt mööda, murrab karistusalasse, ka tuleb löök, aga seal on Avilov ees. Tšukk ette poole. Evans nüüd trikitab, astub mööda ka, üritab kaugelt, aga löök jäi. Tuleb sisse keriv pall sinna taha posti suunas, seal on Linmäe olemas, ei lähe palju väravast mööda see üritus. Astub temast mööda, Toome ka seal. Kas läheb lööma, USA mees ja läheb küll, aga päris heasse tsooni pall, aga seal on ainult Avilov olemas. Ei ole seal punaste särkidega mehi, aga Kääre üritab nüüd, oi! Ron Eltsas lööb siin kääridega seisuks 87. minutil 2-0, no täiesti uskumatu mäng selle mehe poolt. Tõmbab rahva korralikult kaasa. No vaatame seda maasikat nüüd kohe järele ka. Paju tõstis sealt palli karistusalasse ja läks üritama. Ja oi kui hästi üritas Ron Eltsas praegu, sest tema toel on seisuks praegu 2-0. Täiesti uskumatu, mida FC Elma oma esimesel murumängul tagant vahele. Ja Richard Toom vilistab selle kohtumise siin Tehvandil lõppenuks. 2-0 võitis FC Elva kodumeeskond. Selle kohtumise mõlemad väravad lõi Ron Eltsas, kus juures mõlemale väravale andis väravasöödu ka Andre Paju. Ärge teie veel kuhugile kaduge ekraanide ääres, sest toome teieni ka intervjuud asjaosalistega. Sander Liiker, ole hea, võtta see mäng kuidagi oma sõnadega kokku. No nagu pingpong edasi-tagasi, aga väravad me kahjuks seal löönud, lasime 2 ja nii see on. No, oskad sa välja tuua, millest täna puudu ka jäi? No kõigest, nemad lõid 2, meie lõime 0, ma arvan, see ongi lahendus. Kas väravate puhul sul endal isiklikult oli midagi teha, oskad sa öelda või andsid sa nii-öelda mõlema värava puhul endast maksimumi, et pall väravast eemal hoida? No ma lüktan siin maksimumi, aga muud moodi ei saa. Millised poolaja jutud olid, kui teil seis 0-0 oli, mida peatreener Kali Mullin teile rääkis?
Need samamoodi edasi, esimene poolega oli tegelikult väga okei ja väiksed nipet-näped asjad ja No ründemäng oli teil täna suhteliselt nüri ja võib öelda võimaluste vaene. Oskad sa väravavahina öelda, mis rünnakul siis puudu täna jäi? ei oska kahjuks, pole minu eriala. No nüüd saab taas murul mängida. Kuidas see Tehvandi muru täna oli? No ilusti öeldes siis, et ega ta väga hea ei olnud. Et alati saaks paremini, aga eks see muruaega peab alustama ka millalgi. No väljaku kõrvalt tundus, et suhteliselt kuiv on. Oskad sa öelda, kas nii oli ka? Ikka väga kuiv oli. Järgmine mäng Tallinna Kaleviga, teadupoolest sinu endise koduklubiga. Mis mõtted selle mängu eel on? Mitte midagi erilist, näeme igat mängu võitma. Olgu, aitäh sulle. Küsimust, et mis tunne on? Sina selle mängu ju sisuliselt ära tegid. Väga hea tunne on. Oleks muidugi saanud, kui muru oleks parem olnud, oleks saanud muidugi paremat jalgpalli pakkuda publikule, aga kahjuks praegu hetkel ei ole veel muru sellistes tingimustes, et saaks mängida nagu ilusat jalgpalli. Et oligi täna nagu ping-pong. No, oskad sa selle mängu kuidagi tervikuna oma sõnadega kokku võtta? Oligi siuke hästi võitluslik, edasi-tagasi hästi palju, pikad pallid ja niimoodi. Millised need poolaja jutud, kui seisuks oli 0-0, sina mõlemad väravad lõid, aga millega Kaido Koppel teid seal riietusruumis innustas, et see mäng enda kasuks pöörata? No ta rääkis, et tuleb samamoodi nagu esimene poolaeg võitluslik olla ja et kui me saame liinitaguste pallide kaitsmisega hakkama, siis ei tohiks probleemid olla. No, sinu poolt 2 väravat, kas individuaalses plaanis saaks olla paremat mängu, mis sa ise arvad? Alati saab paremini. Oled sa trennis käärlööke harjutanud ka? Teise värava sa ju teadupoolest kääridega lõid. Harjutanud ei ole, aga ühe korra olen löönud küll, nagu mängus samamoodi ära. No räägi, mis tunne on mängida Elva linnastaadionilt eemale siin Tehvandil? Kas on mingit sellist koduväljaku tunnet ka või pigem ei ole? Ma alguses arvasin, et ei ole nii kodune tunne, aga tänane publik näitas, et on täiesti kodune tunne olemas. No, kuidas muruväljakut sa natuke varem juba puudutasid, aga kuidas need olud täna olid? Oskad sa selle Tehvandi muru kohta midagi öelda? No, ma loodan, et see suvel läheb paremaks, sest et praegu oli küll tegelikult ausatades päris kohutav. No, järgmine mäng teile Nõmme Unitedi duubelmeeskonnaga. Mis sinu mõtted, oskad öelda, ehk ka meeskonna mõtted selle mängu eel on? Nad on kindlasti päris hea sats on, et tuleb samamoodi trennis korralikult vaeva näha ja hea ettevalmistus teha. Olgu, aitäh sulle, Ron! Selline oli see kohtumine siin Tehvandil FC Elva